Ta lendab õielt õiele, ta lendab mesigu poole. Alles ta oli päris väike mesikas beebi, alles ta tegi oma argliku esimese lennu lähima lilleõieni. Ja nüüd on ta lendamas välja, võib-olla päris kaugele. Kuidas ta seal hakkama saab? Kas ta leiab kodutee? Tõenäoliselt on just nii, või siis umbes nii, mõtlemas mitmed saalis istuvad lapsevanemad. Aga just täna on see hetk, kui üks vahva hulk noori stardib, et lennata uute õite ja oma mesigu poole, mis iganes see mesigu ka kellegi jaoks oleks. Daamid ja härrad, sõbrad ja sugulased, õpetajad ja õpilased, me alustame Hiigi 7. lennu lõpuaktusega. Lipu sissetoomiseks ja tänaste päeva kanglaste sisenemiseks palun püsti tõusta. Tere tulemast Hiiumaa gümnaasiumi 7. lennu lõpu. Teid on nii toredasti palju, et vaatamata minu pikale kogemusele siin sellises kohas esineda või jalad ja käed praegu värisevad. Õnneks hääl veel mitte. Ajalugu uurides võime näha, et 7. lennu lõpuaktus on korraga olnud. See oli nimelt Kärdla keskkooli 7. lennu lõpuaktus, mis toimus täpselt 70 aastat tagasi. Nii et väike juubel täna. Täna anname 48 gümnaasiumi lõputunnistus. 83 aastat tagasi, aastal 1940, avati Kärdlas esimene keskkool. Selle kooli esimene lenn sai keskharidust tõendava lõputunnistuse 1947. aastal. 1947. ja 2023. aasta vahele mahub vähemalt aritmeetiliselt 4 põlvkonda. 4 põlvkonda hiidlasi on käinud Kärdlas koolis ja saanud siin gümnaasiumi või tollal keskkooli lõputunnistuse. Olgu kooli nimi mis tahes,
olgu selle juriidilise järjepidevusega, kuidas on, olgu koolipidaja, riik või omavalitsus, koolikultuuri ja komberuumi mõttes on areng olnud katkematu. Sest seda on tegelikus elus kandnud mitte majad ja kooli erinevad nimed, vaid hiidlaste 4 põlvkonna väärtused, ootused ja unistused. Läbi kõigi nende aastate on Kärdlas pakutud võimalus saada keskharidust kõigile neile, kellel selleks on olnud soov ja vajalikud oskused. Kärdlas ei ole kunagi õpilasi valitud, sest see on ikka olnud kool kõigile hiidlastele. Tänaste lõpetajatega kokku on seda võimalust kasutanud 2847 õppijat. Need on need, kes ei raisanud aega niisama, vaid kulutasid selleks, et saada targemaks. 55 lendu Kärda keskkoolis, 14 lendu Hiiumaa ühisgümnaasiumis, koos tänastega 7 lendu Hiiumaa gümnaasiumis. Kokku seega 76 lendu, kes Kärdlas keskharidust tõendavad tunnistused saada. See on Hiiumaa kuld. 76 korda on tõestatud, et 1940. aastal tehtud otsus oli tark otsus. Aga kas on sama targad meie tänased otsused? Seda näitab tulevik. Inimese elus olevat 2 väga olulist hetke. Esimene siis, kui ta sünnib, ja teine siis, kui ta saab aru, milleks ta sündis. Mina olen jõudnud mõtteni, et me kõik oleme siin ilmas selleks, et luua sild mineviku ja tuleviku vahel. Armsad emad, isad, teie loodud sild istub siin nendel toolidel. Nemad on selleks sillaks tulevikku ja tulevik on just nende nägu ja natukene ka teie nägu. Hiid ja Hiiumaa on tänulikud selle targa, loomingulisest pakatava ja väga inimliku põlvkonna eest, kelle teie olete üles võtnud. Õpetaja, su süda on jõgi, täis kogemuste kirkaid kalaparvi. Su meel usub head ka päevist, mis polnudki õnnevärvi. Su sõna on tugi hapradele meelele teadmiste teel. Pilkases öös oled laternakuma, ele täht, puuhiir tormleval veel. Nad on kirjutanud Kiiri Saar. Armsad Hiigi ja kogu Hiiumaa õpetajad. Hiina vanasõna ütleb, et kallis kivi ei saa lihvida ilma õõrmata ega inimest täiustada ilma katsumata. Teid on statistika järgi 120 riigis, kes te kõik olete seda teinud, päevast päeva, aastast aastasse, et selle töö tulem oleks sel nädalal kõigile näha ja imetleda kõigis Hiiumaa koolides, nii ka siin ja täna. Andku elu teile energiat ja tahet teha seda kõike ikka ja jälle. Hiid ja Hiiumaa tänavad sind, Hiiumaa õpetaja. Kuna on tegemist 7. lennuga ja arv 7 on väga paljudes kultuurides erinev, siis olen ma üht-teist leidnud selle arvu 7 kohta, mis täna tähtistub.
Eriline on olnud arv 7 ka Hiigi 7. lennu saatumus. 2 aastat 3 olite mõjutatud kurjast COVID-viirusest. 3. aasta möödus Ukraina sõjatähe all. Teil on olnud kõvad kaitseinglid, et ei COVID, ei sõda takistanud teid olemast enamasti samal tasemel kui need, kes said kooli lõpetada ilma kurjade välismõõtmata. Olete olnud tublid, nutikad ja loovad. Just nii, nagu ühele hiidlasele kohane. Olge tänatud selle aja eest, mil saime sammuda teiega koos. Hiiumaa gümnaasiumi õppenõukogu asutas eile kooli auraamatu pealkirjaga Hiidlaste kuld ning otsustas esimesena kanda sellesse raamatusse ühe teie hulgast. See Hiigi 7. teie hulgast. Tegemist on õppijaga, kes lõpetab Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga, nimetati aasta hiidlaseks 2021, 2022 ja 2023. Kuulus kõigil 3 õppeaastal Eesti õpilaste teravaimasse tippu matemaatikas, võites auhinnalisi kohti üleriigilistel olümpiaadidel ning ainuvõistlustel. Ta kuulus nende 104 Eesti abituriendi hulka, kes laia matemaatika riigieksami sooritas maksimumpunktidele. See imeline õppur on Tamar Tomson. Mõeldes, mida öelda, mida soovida sellise erilise järjekorranumbriga lennuabituuriumile, jõudsin ma tekstini, mille koondnimetuseks võiks olla Hiigi direktori 7 soovi 7. lennule. Esimene soov. Paljudes muinasjuttudes ja müütides on 7 objekti või 7 tegelast. Lumivalvik ja 7 pöialpoissi, hunt ja 7 kitsetalle, 7 venitava saapad ja vahva räätsep, kes lõi 7 ühe hoobiga, 7 maailma imet ja 7 surmapattu. Seoses viimastega tahaksin väga soovida, et teie armsad abituriendid tulevikus räägitaks teist pigem ühenduses uute maailmaimedega, mitte surmapattudega. Kõrkus, ahnus, iharus, alpus, kadedus, viha ja laiskus ärgu saagu kunagi oluliseks osaks teie edaspidises elus. Teine soov. Number 7 on allkarv. Vähemasti Tammar teadmisse. See tähendab seda, et see arv jagub ainult iseenesega ja ühega. Sestad 7 lind. Hinda neid, kellega saad olla sina ise, ilma maskide, tegemata jätmiste ja ambitsioonideta. Sinu tulevases elus saadab saatusele neid vaid mõned. Hoia neid ja hoolitse nende eest, sest just nende hulgas leiad selle ühe, kellega end jagada. 3. soov. Te teate palju, aga uskuge, kuul teab igal juhul rohkem. Chat GPT-st räägib. Ka see, et te palju teate, ei tähenda veel selgust. See on pigem segadus. Selgus tuleb arusaamisega, arusaamine mõtlemise ja mõtestamise kaudu. Soovin teile küllaldast kriitilisust, täpsust, järjekindlust, iseseisvust ja julgust olla vaba, et jõuaksite kiiremini koolitarkusest
elutarkus. 4. soov. Elutarkus annab teile võimaluse teha midagi oma kodusaare ja hiidlaste kultuuri hoidmiseks. Inimeste enesest ja teistest hoolimise, usu, lootuse, armastuse ja kindluse tunde tugevdamiseks ning elu mõtestamiseks. Just selline saabub tulevik, mille teie loote. 5. soov. Uskuge endasse. Kui sa soovid elada oma unistuste elu, on usk endasse üks olulisemaid asju, sest kõik algab ju sinust enesest. Kui sa endasse ei usu, siis on väga raske ka teistel sõltuda. 6. soov. Armastage iseennast sellisena, nagu te olete. Ärge püüdke mingilgi viisil olla see, kes te pole. Sa oled piisav, sul pole midagi puudu ja sinu juures ei ole midagi valesti. Kui sa suudad armastada end, nagu sa oled, suudad armastada ka teisi sellisena, nagu nad on. Ja 7. soov. Lootke iseendale. Tammsaare on öelnud, kui teil kunagi elus on mõni suur unistus, siis teostage ta ise. Ja kui te seda ei suuda, siis loobuge, alistuge, aga ärge lootke teistele. Hiig ja Hiiumaa jäävad teid mäletama. Head lendu hiiglaste 7.
päris mitmeid. Aga tähtsad asjad kõigepealt. Et saada kilogramm mett, töötavad 500 mesilast 4 nädalat ja läbivad teekonna, mis on võrreldav 3 tiiruga ümber maakera. 3 tiiru ümber maakera. Kas te kujutate ette, kui palju peab käima maha üks õpilane, et jõuda 1. klassist 12. klassi lõppu? Või veel enam, mitu tundi peab veetma õpilane, kuulates kõige targemat inimest maailmas, oma õpetajat? Gümnaasiumis istub õpilane koolitunnis väga ümardatult, kokku 13 000 tundi, kui ta muidugi tundi jõuab. Selle ajaga kogub päris palju mett, mida mesipuusse viia. Tänase lennu saagist teevad ülevaate õppejuht Maris-Nemi Kätker ja direktor Ivo Eesmaa. Loen ette käskirja number 4-2-23-15. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine. Võttes aluseks põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 31 lõige 10, Hiiumaa gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 10 lõige 3 ja Hiiumaa gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku 19. juuni 2023 protokolli number 16233. Annan välja gümnaasiumi lõputunnistuse järgmistele Hiiumaa gümnaasiumi lõpuklasside õpilastele. Statsionaarne õpe, 12. klass. Ketlin Juhe lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö, klassiõpetaja ameti olemus ning vastava eriala omandamine, 99 punkti. Teine koht esseevõistlusel minu Hiiumaa 20 aastat. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Merle Juhe, Tanel Juhe, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Ketlin Juhe sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Agnes Katariina Selirand lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö, suguvõsa ajaloo kaardistamine, 100 punkti. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Ülle Soonik, Urmas Selirand, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Agnes Katariina Selirand sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Vanessa Simuste lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö, 3 võistluse maastikutakistuse ehitamine, 100 punkti. 3. koht esseevõistlusel minu Hiiumaa 20 aastat hiljem. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Mari Tarning, Sven Simuste, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Vanessa Simuste sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulsuseks. Tamar Tomson lõpetab kuldmedaliga. Suurepärane uurimistöö, koroonaviiruse mõju Hiiumaa gümnaasiumis, 97 punkti. Aasta hiiglane 2023. 3. koht vabariikliku koolinoor
tubli esinemine vabariiklikul geograafia olümpiaadil. Viktoria Vesingi lõpetab hõbemedaliga suurepärane uurimistöö 3 võistluse maastikutakistuse ehitamine 100 punkti. Hiiumaa gümnaasium tänab teid, Marina Premudrova, Indrek Vesingi, armastuse ja hoole eest, mida olete heldelt jaganud oma tütre Viktoria Vesingi sirgumisel Hiiumaa auks ja meie kooli kuulmiseks. Eva-Lotta Eespak. Tristan Elmi, suurepärane uurimistöö Hiiumaa tennise meistrivõistluste korraldamine 98 punkti. Trevor Markus Heido, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Christopher Robin Garland, aine kiituskiri kunstis. Kermo Kala. Kaspar Kalmus. Karolin Kamber, aine kiituskiri kunstis, vene keeles ja kehalises kasvatuses. Lili Karukäpp lõpetab 4 viitega. Suurepärane uurimistöö, kleedi kaunistamine Hiiu Riiga 99 punkti. Noora Kattel lõpetab 4 viitega. Kiituskiri kunstis, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses, soome keeles. Suurepärane uurimustöö, Alf Svenssoni tugitööl restaureerimine
98 punkti. 3. koht vabariikliku koolinoorte mälumängu lõppvoorus. Sten Kerk. Markus Kivi. Risto Kivistik, aine kiituskiri kunstis. Liisi Klee. Raif Markus Clementa. Liisu Koppel, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Klaarika Kütti lõpetab 4. viitega. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, kunstis, muusikas, kirjanduses ja bioloogias. Suurepärane uurimistöö, puutud sokid Hiiumaa beebidele, 100 punkti. Kardo Liinjärv, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Henri Vilk. Klaus Lukas. Sestlin Pass.
lõpetab 4 viitega aine kiituskiri kehalises kasvatuses, muusikas, kunstis, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses. Suurepärane uurimistöö, õpilasfirma Ole terve, 97 punkti. Esimene koht selgitusel Minu Hiiumaa 20 aastat hiljem. Henri Paulus. Germo Plato, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Rebecca Johanna Puttonen, aine kiituskiri kunstis ja muusikas. Aune Reitav, aine kiituskiri kunstis ja kirjanduses. Suurepärane uurimistöö, kalambuurikogumiku koostamine 97,5 punkti. Anna Elisabeth Rennel, aine kiituskiri kunstis, kirjanduses ja muusikas. Tobias Rennel. Karl Markus Rool. Grete-Liis Rühm lõpetab 4 viitega aine kiituskiri kirjanduses ja kehalises kasvatuses. Rasmus Sadu. Emma Salumaa lõpetab 4 viitega aine kiituskiri kunstis. Katariina Simson lõpetab 4 viitega aine kiituskiri kunstis ja kirjanduses. Suurepärane uurimistöö, õpilasfirma Ole terve, 97 punkti.
Maris Soonik, aine kiituskiri kunstis ja bioloogias. Suurepärane uurimistöö, loodusõppere ja infotahvlite illustreerimine, 100 punkti. Mirjam Süsi lõpetab 4 viitega. Aine kiituskiri kunstis, ühiskonnaõpetuses ja kirjanduses. Suurepärane uurimistöö õpilasfirmale Terve, 97 punkti. Johannes Teekel Arabella Valtin, aine kiituskiri kunstis ja soome keeles. Klassijuhatajad Tiiu Heldemaa ja Ülle Soonik. Mittestatsionaarne õpe, Piret Rajaveer. Gert Martin Kadastik lõpetab 4 viitega. Johannes Kiiver. Siret Paes. Maria Victoria Reimets. Teele Ruuni lõpetab 4 viitega, aine kiituskiri inglise keeles. Maris Suster lõpetab 4 viitega.
Kerli Tuuling. Merilin Pilmäe. Klassijuhataja Külli Jesmin. Kustutan gümnaasiumi lõpetanud õpilased Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste nimekirjas alates 20. juunist 2023. kõigile saalisviibijatele, kes te olete siia tulnud, et kaasa elada ja rõõmustada nende noorte üle, kes täna lõpetavad gümnaasiumi. Täna on rõõmus ja tähtis päev eelkõige teile, head õpetajad. Saate teadmise, et nüüd, kus olete saanud gümnaasiumi lõputunnistuse, otsustate ise, mis suunas te soovite edasi liikuda. Teie kooliaega jäi COVID ja sellega kaasa. See tõi kaasa distantsõppe, tõi kaasa iseõppimise ja rohkem vaevanägemise. Kuid samas andis ka võimaluse raskuste korral öelda, et on õige, on pole internetti või leida muid vabandusi, et oma kohustusi mitte koheselt täita. Nüüd,
kus te teete ise edasised valikud, vastutate ise oma tegemiste ja tegemisjätmiste eest. See otsus, mis te sellel suvel teete, see on õige selles ajas ja teadmises, mis teil täna on. Usaldage oma südame häält. Valige endale tee, kas eriala edasiõppimine või tööle minek, armeesse minek või kes siis otsustab minna ennast teostama väljaspool Eestis välismaale, siis võtke endale aega ja mõelge ja tehke otsus, mis on teile oluline. See on teie elu ja teie valikud. Ja mitte midagi ei juhtu, kui te järgmisel aastal ümber mõtlete. Noorus on ju otsimiste ja mõtlemiste aeg. Ühe soovituse ma siiski teile annaksin, nagu eelmisel aastal õpetajatele. Kui te valite eriala, siis vaadake üle õppekava, mida te õppima lähete. Ja uurige selle valdkonna lõpetajatelt noortelt, mis neid tegelikult ees ootab. Sest te näiteks sügisel avastate õppima minnes, et õppekavas on asju ja erialasid, mis teile üldse ei meeldi, siis on kahju raisatud aastast. Ja kui näiteks ei saa minna õppima edasi seda eriala, mis teile väga meeldib, siis alati on olemas alternatiiv. Saab õppida sarnast eriala mõnes teises koolis, võtta juurde aineid või loenguid, mis teile väga meeldivad ja mis on teile vajalikud. Tasub püüelda oma unistuste poole. Selleks tuleb tahta, püstitada eesmärgid ja nende nimel vaeva näha. Üks turvaline koht teie elus on kogu aeg olemas ja see on Hiiumaa. Te olete alati siia oodatud. Edu teile ja mingu teil hästi. Mul on au üle anda lõpetanud medalistidele Hiiumaa valla preemia, õppepreemia. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab õppepreemiaga Ketli Nuhe eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Valitsus kiidab ja tunnustab Agnes Katariina Seliran eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab Tamar Tomson eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab Vanessa Simuste eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest. Hiiumaa vallavalitsus kiidab ja tunnustab Victoria Vesindi eduka õppetöö ja Hiiumaa gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise eest. Kõige tähtsam esinejana ei istu presidendi lossis Stenbocki majas ega ka mitte käete
kandis. Kõige tähtsamad mesilased on need, kes on sind kaitsnud ja hoidnud, kui see on tundunud sulle lämmatava piiramisena, kes on sind kasvatanud, kui see on tundunud sulle vastiku noorimisena, kes on sind armastanud, kui see on tundunud sulle üleliigse emotsionaalsena. Need on teie vanemad. Sõna on teil, kallid lapsevanemad. Tere õhtust, kallid õpetajad, lapsevanemad, sugulased, sõbrad. Mul ka närvi sees, nagu oleks millegi hakkama saanud. Aga eks me saime ka. Isana ma sooviks hoopis alustada lausega ühest filmist. Tule sügisel jälle, mis siis, et suur poiss juba. Sest nüüd näeme me neid ju veel vähem. Jaan Kross on kunagi öelnud, et noorus on alati hukas olnud, juba Vana-Rooma ajast saadik. Kuid see ei ole alus arvata, et maailm teiega otsa saaks. Tänased lõpetajad on uued juhid, innovaatorid kodus, tööl, kogukonnas. Kasutage neid oskusi, teadmisi julgelt. Ja ärge kartke eksida. Ärge kartke oma viga tunnistada, sest iga eksimus, iga komistamine annab teile uue teadmise, uue oskuse, uue idee. Olge alati rõõmsad, täis indu, tahet, nagu täna. Olge sallivad, lahked, märgake inimest enda kõrval ja te jõuate kaugele. Me oleme teie üle väga uhked. Suur aitäh teile. Veel soovime me lapsevanemad tänada klassijuhataja Üllet, Tiiut, kõiki õpetajaid, tervet kooliperet, kes olid nõu ja jõuga abiks, kui meie Tootsid ja teeled tahtsid pauku uutmoodi teha. Suur aitäh! Suur aitäh teile kõigile! Aastasid, kus on imeliseid tilli, on palju, aga lapsed üle kodu lillevälja ei asenda miski. Isegi kui mujal on lilled nektari rohkamad ja tolgukad lõhnamad, sa ei unusta esimest lille, sa ei unusta selle lõhna, sa ei unusta esimesest südamaitset.
Edisterloo. Mõni leidis enda, teine rajaellu. Võib rahvast olla palju, on inimesi vähe. Kõik, mis kõlab palju, ei pruugi olla tõde. Ainult see, kes lendab, ülevat näeb ilma. Ainult see, kes vaatab, vaadata saab silma. Ainult üks kord saabki, seda tunneb tunda. Kui kastehiina kõllub, sa kõrgustesse lendab. Ole sina ise, ära teiste õnnel tallu, kõik on erilised, sel kasteheina põllu. Valge laevas olla, seda eal ei tule. Maailm soes valla, lendu tõusta tuleb. Kallid lõpetajad, kallid siinviibijad, me oleme kokku tulnud nende armsate noorte inimeste pärast ja meie Üllega oleme suured vesistajad ja selle vältimiseks on meil vist küll kõikide aegade kõige lühem lõpukõne. Ja meil sai see lõpukõne siis lahendatud niimoodi, et me võtsime tähestiku ja mõtlesime tähtedega midagi teid ja meie ühist oldud aega iseloomustavat. Nii et väike põimik ja meenutus, mis meil siis ühist on olnud ja millised te olete meie silme läbi olnud. Algus, armumine, armastus. B-moll sai selgeks segakooris. Covid. Dressid, dressid, dressid. Loodetavasti, nagu täna näha, avastate ka muud rõivad. Edasi õppimine. Küsimus, mida olete kindlasti kuulnud 3 korda päevas ja kuulete veel. Finiš ühele väga tähtsale eluetapile. Tuletage meelde Ivo Eesmaa sõnu, kes ütles, et elu esimesed 18 aastat on sama pikk nagu ülejäänud elu, et teil on nii palju selle aja jooksul juhtunud. Gala, meie klassi liitja ja tähtsündmus, sotsiaalne küpsuseksam, mis sai sooritatud hindele 5+. Hilinemised. Olgu teemaks tunnid, kontroll või kodutööd või ringkäigulehed. Igatsus. Jääme teid kindlasti igatsema ja kurb on uus õppeaasta ilma teieta. Jalgpall, rõõm ja valu. 3 klassijuhatajad. Esimest ja võib-olla viimast korda Hiigi ajaloos. Lemmikloomamiit, Johannes Kanaga, Klaarika Püütoniga, rääkimata armsatest kassidest koeradest. Mugavustsoon, milles lasime teid mõnikord liiga pikalt olla. Noored hinged, jõudsime isegi teatrisse. Omad. Pauliine,
meie Müncheni klassikaaslane 11. klassis. Kuovadis, kuhu oled teel? Rebased, kord ristitavad, kord ristijad. Suuremõisa Ross, meie stiilsete pidude koht. Meenutame unustamatut klassi pulma ja viimase koolikella pidusid. Šikid ja mukud siis kui vaja. Zoom, zoom, zoom. Žigullid, Audid, Mastad, Fordid, Škodad ja Bennid. Nendeta pole elu. Tantsija rahvas, mille parimaid näiteid kulmineerusid jõulugalal ja Suuremõisa Lossi pidudel. Unenäod esimeste tundide ajal. Vabadust, vanemate ja õpetajate suure surveta oma otsuseid teha. Õpetajate päev ja uued rollid. Ärimaailm, mis on teid kõik suved endasse imenud. Ööelu, mis jääb teie teada. Ühised kaunid mälestused. No nii, hakkame saite siis. 3 aastat on liiga pikki koolipäevi olnud, lõputult hindelisi töid ja masendavaid esimesi tunde. Kuid alati öeldakse, et aeg lendab kui linnu tiivul. Maitatunnis ma ei usu, et te seda mõtlesite. Kuid hetkel usun, et mõistate, mida ma mõtlen. Kas see tundunud nagu alles eile, kui sisseastumisvestlused pailapse nägu tegite ja püüdsite vajalikud valikursused täis saada? Kuhu need aastad on jäänud? Niisiis, 3 aastat on läinud. Mida te tegelikult õppinud olete? Trigonomeetriat, Vana-Kreeka ajalugu, alkaanide nimetamist,
isoprotsesse ja teisi loendamatuid asju, mille üles korjasite. Siiski tahaks loota, et selle teekonna jooksul olete õppinud ka midagi oluliselt, elutarkust, sest kokkuvõttes, kuhu inimene ilma selleta jõuab? Mida sa teed tulevikus, kui sa ei ole õppinud õppima? Pole õppinud suhtlema või kui sul pole õrna aimugi, mis sind tulevikus ees ootab? Kuidagi ikka saaks hakkama, aga ega see 3-aastane koolitee teie tulevikku just keerulisemaks pole teinud. Ehk on ka kahtluste koorem natuke kergem ja tulevikule saab vastu sammuga sirgu seljaga. Aga ega tegelikult me ei oska öelda, mida te praegu tunnete. Me võime ainult oletada seda. Mõned teist ehk ootavad pikisilmi praami või lennuki peale hüppamist ning kõige selle maha jätmist. Teisel ehk voolab sees kahjurõõm, et järjekordne eluperiood on lõppenud ja aeg on liikuda edasi. Mis iganes teie peast praegu ka läbi ei jookseks, siis meie soovime omalt poolt teile edu ja pealehakkamist. Ärge unustage oma juuri ega teineteist. Kui teil on olemas sõber, kes annab käe, puhub tuule teie tiibadesse või ulatab uppuvas laevastel päästevesti, siis saab iga probleem lahendada. Ma ütlen ausalt, pisar tuleb silma. 2 aastat ühist kooliteed on möödunud väga kiiresti. Me oleme kasvanud üheks ning raske on teieta hakkama saada. Aga nüüd on see aeg käes, me jääme üksinda. Ja käes on aeg selle koolitee viimaseks kõneks, teie viimaseks aktuseks siin ning ka teie viimaseks ühiseks peoks. Ühesõnaga, pange põllu ja näeme õhtul! Sa hingad sisse ja sammused teed. Sa võid võita kõik, kuid vahel kukume me. Tõusta sa taas võid, sa vaatad ülesse. Teil võib olla raske, kuid ei pea üksi käima me. Me üksi ei lähe, me tõuseme koos, on ruumi meil kõigis, et teejases koos. Ja kui sa vahel, et tunned kui tõrveroos, siis sea selle
ja kui sa ka vahel end tunned kui kõrberoos, siis tea, sel teel me koos. Arvpäevakallased, nüüd teie osa tantsida õielt õiele. Olge head. No tere ka meie poolt siis. Oh jah, nagu linnulennul on läbi saanud need 3 aastat siin. Ilmselt ei oodanud keegi meist, et see nii kiiresti läheb. Aga siin me oleme. 10., 11., 12. klass seljaga. Kõik võidukad lõpuni jõudnud ja istumas teie ees. Et veel viimast korda pidulikult meie klassi seiklusimulisi ja tragidaid noori ära saata. Tuleb tunnistada, et need 3 aastat pole olnud just kõige kergemate villast meie jaoks. Koroonaaeg, nagu siin eelnevalt mainiti, ja kodus õppimine on jätnud ilmselt nii mõnelegi meile lüngad sisse. Arvuti taga ja 4 seina vahel hariduse omandamine pole päris ikka see, mis koolis teistega vingi nühkides. Aga näe, võib öelda, et hakkama saime. Oleme olnud supertublid, julgen ma väita. Natukene oli ka selles koroonaajas positiivset külge. Me pole pidanud nii palju koolipinki nühkima kui teised. Oli ikka mugav küll hommikuti esimese summitunniga liituda teki alt üks silm veel kinni. Õnneks oleme saanud ka traditsiooniliselt koolis käia, nii nagu vanasti. Selles pisikeses koolihoones on palju häid mälestusi ja need sündmusi toimub. Usun, et me kõik jääme seda kohta igatsema ja eredalt meenutama. Seda imelist klassi ja kooliaega oleks olnud ilma teieta, kallid lapsevanemad. Olete teinud tubli töö, et sellised noored olete üles kasvatanud ja õigetele teedele suunud. Aitäh teile! Aitäh ka teile, endised klassijuhatajad põhikooli aegadest, et andsite meie haridusteele nii hea stardi. Meie klass tänab ka teid, kallid õpetajad, kes te olete suutnud meile selle 3 aastaga kuhjaga erinevaid tarkusi selgeks õpetada. Kindlasti polnud see kerge töö. Mati ja Anneli, ilma teieta oleks meie koolis istumine ikka maru igav olnud. Tänu teile saime nautida sporti ja need kehalised tunnid ei lähe meil kunagi väikest. Aitäh teile! Ene ja Milvi, meie English nüüd very good. Loodetavasti on ka peale 20 aastat need miljonid sõnad ja reeglid meeles, mida teiega usinasti sai õpitud. Aitäh teile! Jaana, meie teadmised kodumaa ajaloost on nüüd juba natukene paremad kui ennem gümnaasiumit. Ühiskonna ja poliitika teemadel võiksime lausa osaleda Riigikogu istungitel. Aitäh! Hannes, ilmselt oli see põhjus, miks paljud meist just geograafia ning keemia eksamit tegid. Tegid päris hästi selgeks, kus asub miski maailmakaardil ja mis on keemilised elemendid. Aitäh sulle! Timo, sinu tund oli alati kõige oodatum päevas. Niipea, kui me jala üle uksepaku tõstsime, oli sul käes juba mingi huvitav instrument ja sai häälepaelad valla lasta. Samuti aitasid meid ka siis, kui tulime viimasel hetkel sinu juurde ja ütlesime näiteks, et kuule, Timo, ülehomseks oleks vaja üks laul valmis teha. Aitäh sulle! Kersti, sa ei pahandanud kunagi,
kui me polnud kontrolltööks eriti hästi valmistunud ja vajasime natuke kõrvalist abi. Fontosüntees on selge nagu haneselga vesi. Aitäh sulle! Aigar, sinu füüsikatunnid olid meile kõigile puhkepausiks rasketel koolipäeval. Sai arutatud nii maailma asju kui ka füüsikaseadusi natukene. Püsatunnis tehtud jäätist pole suutnud ületada ükski poe oma. Aitäh sulle! Sirje, tema tunnid olid midagi muud. Ta suutis ka kõige rahulikuma õpilase närviliselt põlve päristama panna. Ta oli alati vastutulelik ja proovis igale probleemile lahenduse leida. Kuigi saksa keel ei pruugi meil täiesti selge olla, saame öelda, et me vähemalt proovisime. Danke schön, Sirje. Sveta, Razrešite võiti ja Janja Polimajo on ilmselt meile kõige selgemad venekeelsed väljendid. Kui me polnud lugemist ja tõlkimist harjutanud, siis sinuga kahe peale tehes vedas kolme peale alati välja. Aitäh sulle! Anni, maitatunnid möödusid sinuga väga kiirelt ja toredalt. Isegi kui tunnis kaasa teha ei viitsinud, oli kontrolltöös kõik lihtne ja loogiline. Ei teagi nüüd, kas sul on mingid üleloomulikud võimed tungida õpilaste pähe või oled sa lihtsalt nii hea õpetaja. Aitäh sulle! Ja nägin ülevarjas ka Aivit, tahaks öelda, et kui ma õieti mäletan, siis nagu sa ütlesid, et kui jõuludeni vastu peame, on hea küll. Aitäh sulle! Anneli, peale 3 aastat pingutust ja tuupimist suutsid sa ka meile nii mõnegi esmapilgul keeruka valemi selgeks õpetada. Kuigi alati ei olnud sinu tunnis täielik harmoonia, olid sa siiski väga hea õpetaja. Aitäh sulle! Sule, sinu tunnis sai nii joonistatud, maalitud kui ka niisama lugenud. Kuigi see sulle ei meeldinud. Päris tihti alustasime poistega tunni esimest 5 minutit ukse taga, kuna pirukaga sinu ateljeesse astuda ei tohtinud. Isegi kui üritasime, siis kupatasid sa meid kohe välja. Aitäh sulle! Tõnu, tänu sinule on meie jalalihased nende 3 aastaga kõvasti tugevamad, kuna lifti poole ei julgenud me keegi kunagi vaadata, kui sa läheduses viibisid. Need piinarikkad uute aluste tunnid tegid ka kõige arvuti kaugemale õpilasele selgeks, kuidas vormindada korrektselt tekste või kuidas luua graafikuid. Aitäh sulle! Maris, aeg-ajalt ikka juhtus, et tunniplaaniga oli paras segadus. Sinu käest sai alati abi, sa teadsid, kuhu meid suunata. Ka siis, kui 12. klassi lõpus enam nii palju tunde olnud ja päevadest päris palju tühja auke oli, sai sinuga läbi rääkida ja olid vastutele ning lasid meil tunnid ilusasti ümber tõsta, nii nagu meile sobib. Aitäh sulle! Ivo, sinu kindla käe all me need 3 aastat vastu pidasime. Sinu kõned inspireerisid paljusi meist. Sellist kõnemeest nagu sina pole varem näinud. Müts maha su ees. Aet, suur aitäh sulle, et sa meile viimasel hetkel appi tõttasid ja aitasid õpetajate kinkidega tegeleda. Ja siis tänased päevad, lisaks meile. Tiiu, Ülle ja Liisa. Kõige suuremad tänud on meil teile. Me poleks kunagi osanud soovida paremaid klassijuhatajaid kui teid. See, kuidas te meil kogu aeg kätt pulsi lõitsite, et me oma tegemata asju ikka ära teeks, oli lihtsalt armas. Klassijuhatajamed polnud teile lihtsalt töö. Tundus, nagu me oleme teie teine pere, keda te kogu aeg tagant utsitasite ja abistasite nii, kui sa oskasite. Olete õpetanud meile kõike, et laias maailmas hakkama saada.
Nüüd aga peame me pesast välja lendama ja avastama maailma. Aga et ka teie, Tiiu ja Ülle, saaksite maailma avastada, otsustasime teie rattad veerema panna. Need helesinised suksud, mis kohe ilmuvad. Need helesinised suksud peavad teid muretama maailma lõppu. Kas iga Liisa, kuigi sa meist poole pealt juba ära tüdimesid ja varem otsustasid maailma avastama minna, oled auga välja teeninud selle imelise roosipõõsa ja need silmi pimestavad kaunid kõrvarõngad. Andes neidist tänase elegant, kui veidi käratud tähtsed maailmatõnni. Loodetavasti neid peavad need elutama ja põledast lätsima. Veel kord, aitäh teile, et te meid enda tiimaga võtsite. Aga nüüd, et ei arvaks ainult, et me istuda. Nüüd tulid need pisarad välja, mida ma mõtlesin, et täna ei tule. Teate, ma jätsin oma vana jalgratast igale poole niimoodi, et järsku keegi varastab ära, kuna see oli nii roostetanud ja nii vana. Et nüüd siis unistus on täitnud. Uuesti, et ei arvaks, et me ainult istuda ja kõnet oskame pidada, otsustasime teile ka näidata, millised tantsulõvid me oleme.
või kordaminekut. Uued õied ja mis seda ootavad. Olge võitlus. Abiturientide väljumiseks palun teksti tõusta.